Tere, head vaatajad ja tere tulemast Empowermendi veebiseminarile. Mul on ülimalt hea meel, et täna on meil jutuks nii oluline teema kui kvartali eesmärgistamine ja seda just sellepärast, et segastel aegadel aitab see anda juhtidele ja nende juhtmeeskondadele kindluse ja selguse. Ja segased ajad meil praegu kahtlemata on, aga segased ajad on alati olnud ka väga häid võimalusi kasvuks ja turuosa laiendamiseks, nii et täna on meil põnev jututeema. Ja mul on ka väga hea meel selle üle, et meil on stuudios lisaks minule Andrus Lepik, kes on pikaajalise juhtimiskogemusega. Ta on tippjuhina praktiseerinud ja tegutsenud pea 30 aastat. Tal on kontserni tasemel juhtimise kogemus. Ta on tegutsenud 5-6 välisturul. Nii et ütleme, mida see meie jaoks tähendab, on see, et ta on läbi käinud tippjuhina mitmeid majandustsükleid ja karastunud nii kriisides kui tõusudes. Ja meie webinari lõpuosas on Andrusel ka üks väga suurepärane idee, et kuidas siis ta saab kaasa aidata veel sinu või sinu meeskonna personaalse kvartaliplaani seadistamisega. Nii et põnev 3 tund on tulemas. Tere, Andrus! Tere, Toomas! Kvartali eesmärgistamine. Miks see teema on oluline ja miks sa olid nii lahke ja valmis hea meelega jagama oma kogemusi ja ideid, et kuidas seda parimal moel ellu viia? Tere ka vaatajad ja veel korra aitäh sulle, Toomas, selle sissejuhatuse eest. See, mis sa rääkisid, vastab tõele. Täna toimetan siis Empowermendi juhtimis- ja kasvutreenerina, aga erialaselt on minu taust Tallinna Tehnikaülikooli ehitusinsener ja ärialaselt siis pikaaegne kodumaja juhatuse liige. Tänasel webinaril siis soovin jagada teiega mõlemast ladestunud kogemust. Ja enne kui vastata su küsimusele, et miks see kvartali eesmärgistamine oluline on, võib-olla nii palju veel, et seda webinari nagu kokku pannes püüdsin lähtuda sellest põhimõttest, et kui tahate õpetada inimesi uutmoodi mõtlema, siis ärge püüdke neid õpetada. Ma püüan mitte õpetada, jagada kogemusi, jagada teiega lugusid, kuulata teie lugusid ja andke neile hoopis tööriist, mille kasutamine siis viib uutmoodi mõtlemiseni. Et me räägime täna ka erinevatest tööriistadest ja miks on kasulik neid siis kasutada, sealhulgas kvartali eesmärgistamise. Aga kui siit edasi liikuda, kas Mait Kaup on meiega liitunud? Oled sa, Mait, meiega? Ja, tere, Mait! Väga tore, et sa oled olemas. Mait, mis sina arvad, miks on kvartali eesmärgistamine oluline? Kvartali on niisuguse hea pikkusega periood, kus annab niisuguse parasjagu mahukaid eesmärke seada ja annab aega, et neid ka ära täita ja ära tuua tiimil. Et me ise oleme nüüd seda mõned perioodid teinud ja tundub, et see täitsa töötab niimoodi. Ja, aitäh sulle. Aga milles siis täna arutleme? Miks kvartalipõhine eesmärgistamine on tõhus ja vajalik tööriist igale tippjuhile? Kuidas tuua arenguga seotud teemad fookusesse ja nende vastu organisatsioon joondada ning hinnata, kui pühendunud on inimesed ühise visiooni elluviimisele? Ja kolmandaks, mis on tööriistad, mis aitavad eesmärgistamise protsessi sinu ettevõttes või siis meeskonnas struktureeritult ja tulemuslikult läbi viia.
Aga enne seda arutelu mõne sõnaga empowermentist. Ennist mainisin, et olen empowermendi juhtimis- ja kasvutreener ja nii mina kui mu head kolleegid aitame siis juhil luua võitja mõttelaadi ja kõrge sooritusvõimega meeskonda, mis on siis suuteline ellu viima ambitsioonikad eesmärgid ja saavutama suurepärased tulemused. Nüüd natukene veel ja just nagu juhtimissüsteemi prisma, sest mis see juhtimissüsteem muud on, kui et ettevõtte kultuuri loomise ja arendamise tööriist. Selle pealt ehitame, selle pealt arendame ja parendamine. Empowermendi poolt pakutav GBF terviklik juhtimissüsteem baseerub maailma parimatel praktikatel ja selle süsteemi 3 põhilist elementi on eesmärgid, rollid ja juhtimisrutiinid. Ja tänane webinar me puudutame ka nende erinevate tööriistadega ja sisu lahti mõtestamisega kõike neid 3. Aga ma tahaksin siiski alustada meeskonnast, juhtmeeskonnast, et olla nagu täpsem. Aga milleks meeskond üleüldse, eks ikka sellest, et vana hea tõdemus, et kui tahad liikuda kiiresti, liigu üksi, kui tahad kaugele, liigu koos ja kui sa tahad liikuda tulemuslikult ja kaugele, siis võimustatud ja treenitud meeskond juhtmeeskonna eestvedamisel on see kõik see parem vahend. Nüüd, ja kes see muud ikka organisatsioonis siis sihi seadmist ja suuna seadmist eest veab, kui mitte juht ja juhtmeeskond. Millest me täna räägime, ongi ju tegelikult suuna seadmine. Eeldus on see, et siht on meeskonnas juba kokku lepitud. Ehk kuidas me koostööd teeme, miks me siin koos üldse käime ja mis võitu me püüame. Nüüd juhtmeeskonnaga mul on nagu selline lähenemine sellel teemal, et minu meelest on juhtmeeskonna liige olla privileeg. Me alustasime eile Äripäeva raadios, meie siis Empowerment Äripäeva raadios saatesarja Ambitsioon. Esimene külaline oli meil Coop Panga juht Margus Rink ja 2 käega poolt, kuidas ta kenasti nagu kokku võttes, et keda siis juhtmeeskonda kaasata. See kõlas umbes nii, et sa pääsed laua äärde, kui sa ambitsioonist innustud ja tahad päriselt ja tood tulemused ära. Eks ta niimoodi ongi. Seetõttu siis tahtsin natukene rõhutada nagu juhtmeeskonna olulisust ja see on väga üheses seoses, kui me nüüd sügavamale tungime siis selle kvartali eesmärgistamisega meeskonnas. Nüüd võib-olla natukene veel, ma enne puudustasin juhtimissüsteemi, rääkisin kultuurist ja eks sama on nagu ka ju juhtmeeskonnas. Ehk et privileegiks, aga sõltumata sellest, mis meeskond on hästi oluline, mismoodi see meeskond kokku mängib. Ja ega see kvartali eesmärgistamine, selle süsteemsus, see protseduur, kuidas me seda teeme, see on osa kultuurist, nagu öeldud, eks ole, ta töötab siis hästi ikkagi, kui meeskond kokku mängib. Kui meeskond tahab, julgeb ja tal on võimalik kaasa rääkida, kaasa mängida, võtta vastutus otsuste eest, olles samas nii-öelda vaba, langetama erinevaid otsuseid ja ka nende otsuste elluviimises. Mulle jäi kõrva üks mind kõnetanud moment ühest Saara Nõganen intervjuust, kelle käest küsiti, et aga kuidas tema oma isa poolt lavastatavas kas teatritükis või filmis, kuidas nagu tunneb ennast kaasa löömast. Siis ütles, et väga hästi, et ma julgen öelda rohkem kui teised. Vaadake, meeskond ei ole perekond. See on üks nii-öelda põhimõte, millest ma pean. Aga teistmoodi või teistpidi on ikkagi eesmärk püüelda sinna, et meeskonnas julgetakse öelda. Räägitakse asjast, räägitakse probleemist,
ei minda isiklikuks ja ka siin on eeskuju näitaja, eestvedaja, kultuurivedur, kui soovite, juhtmeeskond. Hea küll. Nüüd siit edasi liikudes. Meil on Empowermentis selline minu meelest hea komme, kui meie webinaridele kogemuslugudele registreeritakse, siis me palume huvilistel siis kirjeldada, mis nende akuutne väljakutse on. Ja ma eeldan, et see, mida te tänasele webinarile tulles esile tõite, see ongi ju see, mis neid täna huvitab, mille pärast te siia tulite. Midagi, millele otsite ideid, mõtteid, lahendust. Ja ma lühidalt refereeriksin, mis nagu kõlama jäi. Aidata juhtidel efektiivsemalt juhtida, kvartaalsete eesmärkide puudumine, turuosa hõivamine, ühised eesmärgid, töötaja motivatsioon teha natukene rohkem, kui neilt nõutakse, kuhu liigub majandus, et ise enne sinna kohale jõuda, inimeste areng, kuidas hoida inimesi keerulistel aegadel ja tõsta nende potentsiaali ja klientide ja töötajate rahulolu. Aga nüüd siis nendest teemadest, millest täna arutleme lähemalt. Aga miks siis kvartalipõhine eesmärgistamine on tõhus ja vajalik tööriist igale tippjuhile? Mait juba tõi praktikuna esile täiesti Maiduga ühte meelt. Ka mina pean sellest väga ja pidasin väga. Aga esimene moment on kindlasti see, et aastane tsükkel on liiga harv. See on natuke nagu uusaasta lubadus, et lepime midagi kokku, tehtud, võtame päevakorrast maha ja aasta pärast siis jõuluaeg vaatame, kuidas nagu läks, eks ole, ja anname uue nii-öelda lubaduse. Võib-olla natuke üle võlli, aga siiski selline nagu mekk on sellel asjal mann. Teine, ka eesmärgistamine on tegelikult üks treenimine ja meeskonna nii-öelda kokkumäng. Sibula koorimine, kui soovite, kes kuidas nii-öelda nimetab ja kõike seda on vaja treenida. Ja kui sa teed seda nagu väga sellise pika vinnaga või see rütm ei ole sage, siis tegelikult juhtub see, et sa treenid treenijaks. Jälle tuled kokku ja hakkad meenutama, et mismoodi ma seda asja nagu tegin. Ja põhiline aur läheb sinna, mitte nii-öelda sisule. Ehk et kui sa tahad treenida võitjaks, siis see sagedus suuna seadmisel peab lihtsalt olema suurem. Teine pool on see, et ka 3 kuud on tegelikult päris pikka aeg, kus kindlasti tekib juhile juhtidel momente, et midagi nagu häirib, kuidagi oleme nagu rahulolematud, täpselt ei tea ka, et mis see nii-öelda põhjus on ja et kuidas see siis seisaks nagu kasuks pöörata. Vastaks niimoodi lihtsalt, et räägi inimestega. Kutsugi meeskond kokku ja teate, see ei ole selline kohvinurga jutt. Olen ka kuulnud tihtipeale seda, et aga me niikuinii räägime. Muidugi räägite, iga nädal räägite, iga päev räägite, aga iga asja jaoks on oma aeg ja koht. Ja oma süsteem ja oma struktuur, siis see on tõhus, siis see tõeliselt toob nii-öelda tulemusi. Kui sa võtad aja, sa tead, et selline sündmus on tulemas, võtad aja ja teed teatud asjad metoodilist ära. Me jõuame tööriistade juurde hetke pärast, millal neid asju siis ära teha, aga see on nagu fundamentaalne selline oluline faktor, eks ole. Et sa keskendud, sa teed teatud asjad ära, usalda protsessi ja sa jõuad tulemuseni. Jah, alati on lahendus ka see, et astud juhina kellegi tuppa ja küsid, mis sa arvad. Arvasid seda, kuule, nüüd paneme sinna minema. Aga eks ta on siis pigem ju siuke rapsimine, mitte nii-öelda sisuline toimimine. Selgus ja suund meeskonnas. Ja võt, nüüd ongi see sama, mis ma esile tõin nagu rapsimisena. Ja ei saa sa selgust suunas, kui üks päev on nii ja teine päev on naa. Ausalt öeldes see ajab inimesed segadusse, juhi enda segadusse päeva lõpuks, eks ju. Ja ikka on üks Browni liikumine ja lõikaug ja vähk.
ja lõpuks tead, et lüüakse käega, et no kuulge, niimoodi ei saa seda asja nii-öelda ajada. Ehk et selguse suund on vaja saada paika. Ehk töötajad teavad täpselt, mille nimel nad siis tegutsevad ja kuidas saavad nemad panustada. Ja see on üks äärmiselt oluline moment innustumiseks, pühendumiseks, et inimene tunneks, et ta on kaasas, et ta saab panustada, sest reeglina tegelikult kõik tahavad teha tulemuslikku ja head tööd. Tahavad iseennast tunnustada, tahavad, et teised tunnutaks, et nad näeksid arengut, näeksid, et asjad on läinud paremaks ja mina olen ka selles nii-öelda kaasa löönud. Aga jällegi, selleks peab olema selgus majas ja kui suunast rääkida, siis siht ja suund, siis eeldus jälle, et suunda valida on ju see, et sul on siht paigas. Ma ikka kordan seda Alice imedamaal mõtet, et mis vahet seal on, mis tee sa valid, kui sul sihti pole. Ehk et mis suuna sa nii-öelda valid ja vahest isegi telesaateid näiteks vaadates, kuulates, ikka kuidagi tõmbad paralleele juhtimisega. Ja üks minule väga meelepärane ETV saade Veeteel oli minu meelest selle nimi, kus seltskond siis erinevaid veesõidukeid kasutades otsustas liikuda Pärnust Narva. Ehk siht lepiti kokku. See oli Narva. Aga millist suunda valida täpselt? See sõltus. Millised olid mereolud? Mis seltskond oli parajasti paadis? Milline veesõiduk oli parajasti kasutuses? Kas tee peal taheti kogeda midagi uut? Vaadata, mis ümberringi toimub, et siit saada uut nii-öelda kogemust, uut innustust. Ega siis ka, ütleme siis, aastane toimimine ettevõttes on sama loogika järgi. Sa sätid ju suunda vastavalt sellele, mis toimub väliselt, mis toimub siseselt, aga siht on sul ikka paigas. Aga suund võib natuke muutuda. Ja kui vaadata praegu, ütleme ka väliskeskkonda ja selle kiiret muutumist, siis ju igas kvartalis ilma suuna seadmata ongi väga raske nagu pikaajalisi plaane ellu viia. Eks? Absoluutselt. Sa mainisid ennem korraks Browni liikumist ja füüsikast on ju teada, et nii-öelda segaduse tekitamine ehk Browni liikumine, et see tekitab soojust või kuumust ehk siis pingeid organisatsioonis ehk et kui on segadus, siis tekivad pinged. Aga tahtsin küsida ka selle kohta, et päris mitmed empowermendi, ütleme, koostööpartnerid, ettevõtted ütlevad, et see 90 päeva fookus aitab neil 4 korda aastas teha läbimurded, sellised väiksed kvartaalsed läbimurded. Et kas sa selgitaksid natukene palun seda ka? Ja, hea meelega. Aitäh, et sa selle tähelepanu juhid, sest ütleme 3. moment, mida siis esile tuua kvartaalse eesmärgistamise poole pealt, ongi ju paindlikkus ja kiirus. Seesama, et sa monitoorid, mis toimub ja jällegi korrigeerid vajadusel suunda, teed õpitust oma järeldusi ja lähed jälle nii-öelda sprindiga liikuma, ikka sihi suunas, aga just, et see takt või sagedus on oluliselt nii-öelda tihedam, sest niikuinii tekib olukordi, kus on vaja natuke nii-öelda korrigeerida, eks ju, mõtestada koos, miks on täpselt nii, nagu on, mida me oleme sellest õppinud ja mida me teeme nii-öelda teistmoodi, mida pikemaks selle välba lased, seda tegelikult aeglasem, uimasem ja vähem tõhusam organisatsioonina oled. Ja ega siis keegi teine seda ellu ei vii kui ju inimesed organisatsioonis. Just. Ja inimesed on siis ka ju segaduses vähem nii-öelda tõhusad, eks ju, sukeldunud nii-öelda operatiivtöösse, aga areng jääb kuhugi tahaplaanile, eks. Just. Ja minu meelest eelmise nädala kogemusloos siis Roland Elbre ESP Service Groupi asutaja juht, kes oma ettevõtted siis nullist sinna 30 miljonise ärimahuni natuke rohkem kui 10 aastaga on viinud, siis tema ütles ka väga selgelt, et
nii nagu ajad lähevad segaseks, muutub tema mõtlemine kvartaalseks. Ehk et segastel aegadel ei saagi nagu muud moodi, kui hoida nagu kvartali fookust ja ei saa, jah. Ja just. Ei saa ja igal juhul soovitan olla selles mõttes tempokam, kui et lihtsalt korra aastas otsa vaadata. Ja võib-olla 4. moment, mida esile tuua, on, miks on siis kvartaalne eesmärgistamine oluline. Eks ta ongi tõhusam juhtimine. Me rääkisime enne siis juhtimisrutiinidest, süsteemsusest või metoodilisusest ja eks selline hooliv, aga nõudlik juhtimine vajabki süsteemset lähenemist, raamistikku, mis siis toetaks arengut ja strateegiliste eesmärkide saavutamist. See oli siis esimene selline nii-öelda fundamentaalne küsimus või punkt meie tänases arutelus, miks siis kvartalipõhine eesmärgistamine on tõhus ja vajalik tööriist igale tippjuhil. Aga teine küsimus, mille enda ja teie jaoks püsti panin, et kuidas tuua arenguga seotud teemad fookusesse ja nende vastu organisatsiooni joondada ning hinnata, kui pühendunud on inimesed ühise visiooni elluviimisele. Ma jagan neid kogemusi mõtteid läbi siis järgmise punkti, mis räägib tööriistadest, aga võib-olla üks asi, mida siin soovin nii-öelda esile tuua või rõhutada, et üks Hiina vanasõna on, mis mulle aeg-ajalt nagu silma jääb ja seeläbi meelde tuleb, et kui ma lähen aeglaselt, lähen kiiresti, siis seesama kvartaalne eesmärgistamine, see ei ole päris niimoodi, et tulime tunnikeseks korra kokku ja vaatasime, et kõik on hästi või mis siis iganes, eks ole, aga sips-saps ja lähme edasi. Et selleks tuleb võtta ikkagi aega. Ja siis mõtestatult seda kasutada. Aga eks me räägime sellest siis järgmise punkti raames juba võib-olla põhjalikumalt. Ehk et mis on need tööriistad, mis siis aitavad eesmärgistamise protsessi sinu ettevõttes või siis meeskonnas struktueeritult ja tulemuslikult läbi viia. Et kui me paneks selle slaidi, kus on need tööriistad nagu nii-öelda bullet pointidena siis esile toodud, kaua seda slaidi ees ei hoida, aga sedapidi lähme nagu liikuma. Ehk et isiklik arenguplaan, rolli tulemuskaart, juhi kokkuvõtte mööduvast kvartalist ja ootus uuele, trendid, tugevused, nõrkused, strateegia ühel lehel, power score, OKR ehk arengujuhtimine, valideerimine ja joondamine. Et kvartali eesmärgistamisel on asjakohane kõige sellega tegeleda ja kokku puutuda ja teha seda nagu sisuliselt. Aga kas tohib, Andrus, küsida? Jaa, ikka. Et seal justkui tundus nagu suur loetelu tööriistasid. Kas tohib küsida, et kui kaua siis selline kvartali eesmärgistamise protsess kõikide nende tööriistade kaasamisel, kui kaua see siis aega võtab või? Ta võtab aega, kui me räägime nii-öelda, kuhu sisse ta ära mahub sellest ajaperioodist, siis see on 2-3 nädalat. 2-3 nädalat? Jah, aga kui me räägime konkreetsetest, et meeskond tuleb kokku ja otsustab ära suuna, järgmise kvartali suuna, siis need koosolekud on mõistagi lühemad. Sõltub juhtmeeskonna suurusest, sõltub ettevõtte suurusest, ülesehitusest, kas tegemist on kontserniga, kas tegemist ei ole kontserniga, eks ole. Aga üldiselt 2-4 tundi, kus juhtmeeskond lepib kokku kvartali suuna kogu organisatsioonile. Ja nüüd jällegi, kas siis samasse aega mahtuv või sinna natuke juurde, mina oma meeskonnaga ja hiljem räägin ka, miks see nii oli. Me võtsime päeva selleks, et joondada
et kui juhtmeeskond lepib kokku organisatsiooni suuna, siis ülejäänud organisatsioon joondub selle järele. Ja tehakse vahepeal tööd, tütarettevõtetes tehakse vahepeal tööd valdkondades või üksustes või osakondades, kuidas kusagil organisatsioonis seda täpselt nimetatakse. Ja siis jällegi teatud hulk rolle ja rollitäitjaid saavad kokku ja veenduvad, et me hakkame käima ühte jalga, seda suunda pidi, mida siis juhtmeeskond on otsustanud ja kuidas igaüks panustab sellesse. Just. Ja selleks, et see ajaline raam ei tunduks ka liiga hirmutav, siis tegelikult ma võin lohutuseks öelda, et näiteks Empowermendi meie oma meeskonnas me ju 2 esmaspäeva tunniajased treeningud ja meil on eesmärgistatud kvartal ja joondatud ka kogu meeskond, nii et kui on ettevalmistus piisav, siis on see täiesti nagu 2 korda tund aega ja on tehtud 2 tunniga. Ja, on. Ja sellepärast ma ütlen, et see sõltub nagu erinevatest aspektidest, eks ju. Ja me teeme seda iga kvartal, siis meil on juba vilumuseks, et alguses võibki rohkem aega võtta. Just. Ja see on hea, et sa nügid mind, et räägiksime natuke selle ajaperioodi lahti, et kui ma ütlen 2-3 nädalat, siis tõesti ärge kukkuge pikali selles mõttes, et 2-3 nädalat täis tööajaga keegi sellega ei tegele. Aga see, miks ma seda 2-3 nädalast räägin, et üldiselt on loogika see, et kui me räägime uue kvartali siis suuna kokkuleppimisest, siis nii nagu ka iga teine koosolek vajab ka kvartali eesmärgistamine ettevalmistust. Et kui me tuleme suurema meeskonnaga kokku, et see ajakasutus oleks meil tõhus ja tulemuslik. Nüüd juhtmeeskond lepib uue kvartali suuna kokku, paneb kvartali fookuse paika, võib ka nii nimetada, siis kvartali viimase kuu 2. nädalal. Selleks ettevalmistama tasapisi hakkad juba mööduva kvartali viimase kuu 1. nädalal, et olla tõhus ja tulemuslik, kui tullakse kokku. Nüüd, mis sellele järgneb, on see, et kõik meeskonnad, siis kõik tütarettevõtted, kui räägime kontsernist, sätivad oma uue kvartali suunad paika tollele järgneval nädalal ja siis tullakse uuesti kokku juba laiemas koosseisus kui vaid juhtmeeskond. Ja veendutakse, et kõik saavad kokkulepitust ühtemoodi aru, on sellele pühendunud ja just kui piltlikult öeldes lüüakse pitsat alla. Et me lähme ja viime selle asja ellu. Ja see kõik jagunebki lihtsalt natuke pikema nii-öelda perioodi peal. Aga kokkusaamised ise on tõesti lühemad. On ta siis tund, on ta 2, on ta 3-4, aga sellest räägime natuke hiljem, natukene lähemalt. Aga nüüd siis lubatud tööriistade juurde. Vist praegu kõik nägid, eks ole, seda isiklikku arenguplaani. Aga kas Kristi Teedla, oled sa meiega? Ja, tere Kristi. Kuidas teil on kombeks? Kas te mingi perioodiga, on ta siis kvartal või arutlete meeskonnas ka või minu pärast teie isegi nii-öelda isikliku arenguplaani üle, et mis sihid endal on ja mis see tähendus on, miks ma seda teen, mis ma teen ja muud sellised küsimused, et kuidas teie organisatsioonis see käib, kui käib? Ütleme nii, et me oleme organisatsioonina astunud juba tublisid samme, et minnagi veidi nagu rohkem konkreetsemaks selliste isiklike arenguplaanide kontekstis. Eelmisel aastal me tegelikult tegime ja proovisime kätt ka selliste strateegiliste eesmärkide ja kvartaalsete eesmärkide nagu paberile panemisel. Aga ma ütleks, et need said küll kirja, aga jätkutegevused jäid nagu nõrgaks. Nii et ütleme, selles mõttes me oleme neid proovinud, katsetanud, aga ma ütleks, et sellist heureka momenti ei tulnud.
ja mis ma sellest nagu järeldasin, oligi see, et kuna selline liiga palju tuli muutusi ühe kvartali jooksul nagu vahele, mis võib-olla algsete eesmärkide planeerimisel ei võetud arvesse, siis kuidagi see teema iseenesest nagu vajus maha, nii et see oli meie selline esmane kokkupuude võib-olla eesmärgistamisega. Ja. Aitäh, Kristi. Siit edasi minnes võib-olla korraks ekraanil panna, et mis ma selle isikliku arenguplaani all võib-olla mõtlen, on üks selline tore vorm, mis aitab nii-öelda kaasa või nügib seda lahti mõtestama. Selle nimi ongi isiklik arenguplaan, lühendatult OPPP. Me ei hakka selle vormis siin nagu praegu pikemalt rääkima, et kes tunneb huvi, siis Toomas võib-olla paneb siia sama chati üles, kuidas sinna ligi pääseb, saate lähemalt uurida või siis Empowermenti kodulehelt saate selle ka kätte. Aga asja nagu sisuline tähendus on ju see, et ühinedes ettevõttega, toimetades ettevõttes, siis võib-olla isegi kui oska seda endale mõtestada või tunnistada, siis ikkagi ju tahad areneda ja mingeid oma isiklikke unistusi realiseerida, ellu viia. Et väga hea, kui sa oled jõudnud nagu endas selgusele ja vaatad ka üle, et kuidas sul on vahepeal läinud, eks, ja võib-olla sinu siis nagu isiklikud momendid, eks, on ka ajas nii-öelda muutunud ja kui see sul on selge, siis sa saad nagu ka tõhusamalt ettevõtte arengusse panustada. Sa tead, mis sa tahad. Sa saad oma sisemiselt nii-öelda valideerida siis oma panust ettevõtte arengusse, sest ega töötajate areng, nii nagu Kaarel Kotkas ütleb, et töötajate areng käib ettevõtte arengust ees, eks ju, et ja teistpidi jällegi, kui ettevõte areneb kiiremini kui töötajad, siis on ka nagu pahasti, et siis see asi nagu ei käi. Nii et see vorm võib-olla aitab nagu mõtestada. Ma olen ise mõned aastad seda kasutanud ja pean ka endale aeg-ajalt meelde tuletama, et korra kvartalis võiks otsa vaadata. See on kuidagi selline värskendav ja peab ütlema, et nii nagu Toomas siin ennist rääkis, Empowermenti meeskonnas me oleme just ka praegu siis teise kvartali suunda lukku löömas ja just eelmine nädal ette valmistudes siis meie ühiseks koosolekuks jälle tegin selle nagu läbi, mõtestasin oma isiklikust perspektiivist asjad läbi ja oli päris nii-öelda värskendav. Aga see ongi osa sellest nagu ettevalmistavast poolest, kui me enne rääkisime sellest ajaraamist. Ja teate, selline isiklik arenguplaan on jälle ka midagi, mis ei ole see, et nüüd ma käin ja jagan nii-öelda kõigiga meeskonnas. Sa võid seda teha, kui sa soovid. Eks, kui sa tunned, et see on okei ja tahad seda teha, aga pigem on ta selline nagu meeskonnale meelde tuletamine, endale meelde tuletamine põhjustel, millest just rääkisime, vastates küsimusele nii-öelda miks. Aga hää, kui see on enne ära tehtud, kui me koguneme ja hakkame siis kvartali suunda vastu sihti kokku leppima. Teine moment puudutab siis rolli tulemuskaarti ehk tegelikult inimese arengut. Ehk et kuidas teie organisatsioonis, kuidas te nagu rolle lahti mõtestate ja rolli täitja ehk inimese arengut läbi selle, et mis teie kogemus on? Ma arvan, et meie oleme selles osas teinud võib-olla viimasel, ütleme niimoodi, aasta jooksul suurema hüppe, kus me oleme restruktureerinud, mõtlen natuke ümber üldse, kuidas inimesi hallata seoses ettevõtte kasvuga ja meil on nii-öelda tiimijuhid, kellele me oleme siis andnud selle võib-olla suuna ette, et mis me neilt ootame,
mis see arengu mõte on. Oleme proovinud, et ka tiimijuhte rohkem mõtlema panema, et mida nagu nemad soovivad ja kuidas nemad soovivad, et üldse meie ettevõte areneks. Sealt nagu oleme proovinud allapoole viia sellist üks-ühele rohkem suhtlemist ja mitte võib-olla nii palju, et inimesed mõtleksid ainult selle peale, kuidas nad saavad nagu ettevõtet toetada, aga just seda isiklikku arengut ka sisse tuua. Aga ma arvan, et see on pigem selline nagu algusjärgus, sest kui kõik ei ole võib-olla harjunud selles suunas nagu mõtlema, et eks seal on omad sellised kasvukohad. On kindlasti, suur tänu sulle ja siit edasi võib-olla seda nii-öelda rolli teemat arendades küll põgusalt, aga siiski, siis eks ju ongi nii, nagu sa vist mainisid ka, et tegelikult ju juht annab oma ootused ette tulemustele. Mida ta soovib, ütleme siis kontserni või ettevõtte juht, eks ole, et mida ta soovib siis juhtmeeskonna liikmetel, milliseid tulemusi ta ootab või siis läbi selle, eks ole, kontserni juhtmeeskonna liikmete poolt juhitavaltelt valdkondadelt või minu pärast tütarettevõtetelt. Ja niisama see läheb tegelikult sealt ka edasi, eks ole, iga siis juht oma nii-öelda meeskonnas. Ja vot nüüd ongi, et läbi selle, nagu sa mainisid, selle isikliku arengu, mis omakorda, eks ole, toob kaasa ettevõtte arengu, siis selle selline nagu läbimõtestamine iga inimese poolt, iga rolli täite poolt, et kas see on selline oluline moment sisenedes uude kvartalisse või kvartali suunda nii-öelda paika pannes. Et täpselt samamoodi nagu ettevõtte kvartali eesmärgistamine, täpselt samamoodi iga siis töötaja kvartali eesmärgistamine, suuna seadmine, eks ju, milline on see areng selleks, et ma oleksin tulemuslikum ja selleks, et ettevõte oleks tulemuslikum. Selleks on ka oma tööriist nii-öelda rolli tulemuskaart, aga me pikemalt siin praegu sellele ei peatu, kui tunnete lähemat huvi, siis peale webinaari lihtsalt võtke ühendust ja räägime nendel teemadel. Siin on veel üks 10 minuti või tähendab 10 sekundi test juhtidele. Seda nimetatakse the keeper test, ehk siis kas mina juhina olen iga oma meeskonna liikme nimel nõus järgmisesse kvartali sisenedes, kas ma olen nõus nende nimel pingutama ja võitlema siin turul, et nad ei liiguks konkurentide juurde. Ja samamoodi vastupidi, et kas meeskonnaliikmed on valmis võitlema juhi ettevõtte nimel. Et väga lihtne harjutus, aga annab kohe nagu hea ülevaate, et kas see on see meeskond, kellega ma tahan liikuda järgmisse kvartalisse. See on suurepärane, et sa selle sisse tood. Täpselt nii ongi, et nii nagu me rääkisime nii-öelda isikliku arengu mõtestamisest, eks ju, nii ka juht mõtestabki näiteks seda keeper testi kasutades just nende samad asjade üle, mis sa esile tõid, eks ju, on jälle see koht, kus ma tean, ma nüüd võtan aja, ma nüüd keskendungi sellele teemale, et vaatan nii-öelda rivid üle siis oma ootusi uude kvartalisse rollidele ja rollitäitjatele seades. Aitäh sulle sellest. Aga me peame natukene tempot tõstma, sest et aeg hakkab otsa saama. Head sisu on palju. Just. Aga mis on kindlasti osa mängust ja tähtis, et enne kui uue kvartali siis suuna kokku lepime, et juht teeb kokkuvõtte mööduvast kvartalist ja esitab oma ootused uuele kvartalile. Seda nii tulemusootuste poole pealt kui ka sisuliselt. Kuidas toimivad meie koostööpõhimõtted ehk väärtused, eks ju. Ja sealt tulenevalt, kuidas meil ettevõtte kultuur toimib, eks. Mida on siis silma nii-öelda kõrva jäänud. Nüüd siit edasi liikudes Ats Salupere, sain aru, et sa oled kenasti kohal. Tere, Ats! Kas enne kui teie kvartaliks suunda seate, kas te vaatate ka, mis ümberringi toimub, analüüsite, arutlete, suhtlete klientide, suhtlete töötajatega
et selle pealt leida nutikaid lahendusi, mis siis teie konkurentsi eelised tekitaks? No ja loomulikult, et selles mõttes esiteks nagu suurt pilti ma üsna regulaarselt osalen mingitel majandusülevaadetel, näiteks SEB majandushommikutel ja nii edasi, et ise nagu seda tabada ja ma jagan seda meeskonnaga, ütleme üldkoosolekul korra kuus ja siis sellise juhttiimiga ja müügitiimiga me käime iga 2 nädala tagant tegelikult läbi ja tegelikult täna on just see päev, kus selline kvartaalsete eesmärkide seadmine on nagu aktuaalne, kuna uus kvartal on algamas ja tegelikult on üsna palju võimalusi välja tulnud ja tegelikult ongi see seis, et kuidas seda siis nii-öelda, miks ma siin täna olen, ongi see, et kuidas seda siis nii-öelda natukene paremini esitada sellele tiimile. Mõtteid on palju, majandus on päris keeruline, eks ole, ja tegelikult see väljakutseid jagub. Aitäh sulle, Ets, ja kui tunned sügavamat huvi, siis oled teretulnud peale webinari ühendust võtma ja hea meelega nendel teemadel arutame. Aga just nagu sa ka esile tõid, et on oluline meeskonnaga monitoorida, et mis meid ümbritsevas maailmas toimub, millised võimalused on tekkinud, millised allhoovused liiguvad, mis siin lähema 1-2 aasta jooksul meie äri võivad mõjutada. Hästi oluline on nii-öelda süsteemselt, selle jaoks on ka oma sellised päris head nii-öelda küsimused olemas, aga süsteemselt ka siis klientidega arutleda ja ka töötajatega. Ja ma olen ise seda praktiseerinud päris pikalt ja see tõesti nagu töötab, et sellise harmoonia otsimine, tasakaalu otsimine, eks ole, välised mõjud ja klientide ootused ja vaade ja töötajate ootused ja vaade, siis need on olulised pusletükid, ilma milleta nagu pusle kokku ei saa. Ja sa tegelikult kvaliteetset suunda paika ei saa. Ja jällegi, kui me räägime nagu protsessi kestvusest, siis ka see on osa ettevalmistusest. Ehk et me oleme juba läbi mõtestanud, läbi analüüsinud, kui tuleme otsuseid langetama juhtmeeskonnaga, siis me saame olla tõhusad ja saame olla tulemuslikud. Siit edasi liikudes, ma kasutan siin sõna suund hästi tihti, aga olen kasutanud ka sõna siht. Ehk et mida soovitan ikkagi iga kvartaalse siis eesmärgistamise puhul, et vaadake juhtmeeskonnaga otsa, me kasutame selleks OPSP vormi. Jällegi Toomas lisab selle siis chati ja Empowermenti kodulehelt saate siis ka seda hankida. Ja kui soovite lähemalt sisuliselt selle toimivusest rääkida, siis jällegi võtke ühendust ja teeme seda. See on ju vorm, nii nagu see OPP oli vorm, nii on ka OPSP, aga ta aitab hoida sul pilgu all ja juhtmeeskonnal pilgu all ikkagi kokkulepitud visiooni. Ehk et mis on need koostööpõhimõtted, kuidas me koostööd teeme, miks me siin koos käime, mis on see võit, mida me püüame ja millise strateegia me oleme välja valinud, et see võit koju tuua. Ja kas need elemendid toimivad, kas me peaksime seal midagi ette võtma, natukene kohandama, muutma, kui ma nüüd räägin strateegia valikust, siis sellele tuleb ka otsa vaadata ikkagi korra kvartalis, et me maha ei magaks. Ja kui me räägime nüüd kvartaalsest eesmärgistamisest, siis mõistagi tuleb otsa vaadata ka aasta nii tulemusootustele kui siis arengu eesmärkidele, et kuidas meil siis selle kvartali eesmärgi või suuna nagu kokkuleppimine toetab varasemalt kokku lepitud, eks ole, strateegilist lähenemist. Soovitan soojalt seda tööriist. Just. Ja lihtsalt võib-olla infoks juurde veel, et kui te sealt kodulehelt selle võtate, mis lingi ma siia tõstsin chati ka, et siis
sellega tuleb kaasa veel spetsiaalne webinar, mis aitab neid väljasid täita ja käib samm-sammult läbi selle, et me hetkel lihtsalt ei jõua ajaliselt absoluutselt sellesse süveneda. Aga nii, et kui huvi on, siis mõistagi andke aga märku. Siit edasi liikudes jällegi enne, kui siis juhtmeeskonna poolt kvartali plaani lukku lööme, kvartali eesmärgi lukku lööme, siis soovitan saada hetke ülevaade juhtmeeskonna sooritusvõimest. Soovitan kasutada tööriista nimega PowerScore, et see indikeerib päris hästi juhile ja juhtmeeskonnale, mis juhtmeeskonna sooritusvõime siis antud hetkel on. Ja ta toetub nii-öelda 3 suurele vaalale, kui nii võib nimetada, ongi, mis puudutab meie eesmärke, meie arengu eesmärke, mis on siis oma olemuselt ju prioriteetne tegevus, kokku lepitud, et olla tulemuslikum. Kas me saame nendest asjadest ühtemoodi aru, on meil siin selgus majas. Teine pool, kas meil oma eesmärkide elluviimiseks on rollid õieti olemas ja meeskonnaliikmed, kes neid rolle täidavad, on nad nii-öelda õige koha peal õiges rollis. Ja kolmandaks, kuidas meie juhtimisrutiinid töötavad. Kuidas meil meeskond nagu kokku mängib infovahetuse tagasisidestamisega, koos asjade ära tegemisega. Ja see tööriist aitabki nagu tunnetada, kuhu järgmisel kvartalil siis põhiline fookus seada. Selleks, et me oleksime kvartali eesmärgi elluviimisel tulemuslikum. Ja jällegi, mis omakorda on ju tarvilik selle jaoks, et tulemused ära tuua. Ja luua tuleviku nii-öelda konkurentsivõimet. Nii et selline tööriist jällegi saate meie kodulehelt seda alla laadida, kasutada, testida, et soojalt soovitan. Järgmine moment, nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, et on aeg hakata kvartali arengu eesmärki kokku leppima. Hakatuseks siis juhtmeeskonnas, sealt edasi juba siis ülejäänud ettevõtte või kontserni meeskondades ja siis juba nii-öelda joondama. Ja me kasutame siin ja soovitan kasutada OKR-i metoodikat ja see OKR iseenesest ju, kui seda tähekombinatsiooni lahti mõtestada, O-objective ehk arengu eesmärk, ja KR on siis kiire salt ehk võtmetulemus, mis siis tõendab meile, et on eesmärk ellu viidud ja see sama slaid ilmestab nagu päris hästi minu meelest seda, et kui me räägime kvartali plaanist või kvartali suunast või minu pärast kvartali eesmärgistamisest, eks ju, siis siin tuleb nagu 2 poolt eristada. Üks ongi KPI-d ehk tulemusootused, mis siis seatakse juhi poolt oma meeskonnale ja see on asi, mis siis tuleb nii-öelda rollipõhiselt ära tuua ehk nii nagu pealkiri ka kenasti ütleb, et KPI kaudu juhid sa äri ehk igapäevast operatiivtegevust, aga kui sa soovid arengut juhtida, et sa homme ka tulemused oleksid võimeline ära tooma ja ülehomme ja pikemas perspektiivis, siis ei tohi jätta arengut tähelepanuta ja vot see sama kvartali eesmärku selline ongi arengule suunatud eesmärk, milles siis kokku lepitakse. Aga jutt teadupärast ei maksa ja selleks, et siis saaksid aru, kas kokku lepitud arengu läbimurre ehk see uus seisund, kus ettevõte on ja ettevõtte töötajad on järgmise kvartali lõpuks, on ka ellu viidud, selleks tuleb seda mõõta. Saad seda, mida mõõdad ja mõõdikud peavad olema numbritega, sest ei ole mõtet tegeleda sellega, millele ei oska mõõdikud külge panna või numbrid külge panna. Nii et soovitan seda metoodikat kvartali
eesmärgi kokkuleppimisel. Ja jällegi, kui soovite lähemalt sellega tuttavaks saada või lihvida oma meeskonnas siis OKR-i metoodika kasutamist, siis andke märku. Just. Ja tahtsin siia juurde veel lisada selle, et iganädalaselt on kogu seda OKR-i ja KPI majandust väga lihtne hallata, sellepärast et samamoodi me ise ka kasutame M365 tööriista, mis on selline juhtimistabloo, kus mul kõigepealt üleval on KPI-d ehk olulised numbrid, et äri praegu liiguks ja siis on arengu eesmärgid, millel iganädalaselt silm peal hoida ja 20% ajast sinna kulutada. Nii et ja nii see tegelikult süsteemi ehitatuna automaatselt juhtubki iga kvartal. Nii on, jah. Ja me lähme selles mõttes teemale, mis on pikk teema ühelt poolt, eks ju, aga teiselt poolt hästi oluline, mida ma näen tegelikult, olen ise praktiseerinud ja vaeva näinud sellega ja näen ettevõtetes, kellega koostööd teinud, siis üks suuremaid väljakutsed on tegelikult oma aja ja ressursi juhtimine. Ja eks see hakkabki ka sealt pihta, seesama, mis sa isiklikus plaanis tahad ära teha või areneda, eks ole. See on paras hea katalüsaator tegelikult oma aja juhtimise treenimisele ka ühelt poolt, aga teiselt poolt, kui ma mainisin siin seda, et saad seda, mida mõõdad, siis täpselt samamoodi on arengu eesmärgi ja selle elluviimisega. Kui sa nüüd elluviimiseks mõeldud tegevusi kalendrisse ei planeeri, siis need ka ei juhtu. Et hakka sellest peale ja siis juba ole distsiplineeritud seda järgima ja õpi. Tee järgmine nädal midagi natukene teistmoodi, et õnnestuda ja tegemist ongi innovatsiooniga. Ja Andrus, sul on siin ju tulemuslikkuses oma valem. On küll, jah. See on päris hea valem, mis salvestus mu mällu ja saadab mind nii-öelda igapäevaselt ja mis mulle väga meeldib, et iseenesest lihtne. Just. Fookus pluss rütm pluss distsipliin pluss andmete läbipaistvus. Ja see on see, mida järjekindlalt järgides ja tähelepanu pöörates oled tulemuslik. Aga paar punkti veel ja siis me tõmbame tänase webinari kokku. Juba ennist mainisin kogu seda kvartali eesmärgistamise protsessi ja mainisin sõna joondamine. Aga enne seda on üks oluline moment, mida ma soovin nagu rõhutada ja selle nimi on valideerimine. Ehk et kui me midagi koos kokku lepime, siis on hästi tähtis, et me veendume, et kõik saavad ühtemoodi aru ja kõik on valmis tulema kaasa, ehk nad on innustunud. Ja jällegi väga lihtsad põhimõtted. Räägi inimestega, küsi. Kuidas saadakse aru, kas midagi ei arusaamatuks, mis nende arvates või meeskonnaliikmete arvates peaks olema teistmoodi, kui üldse juba kokkulepitus. Ja pange jälle mõõdik külge. Mõõtke 1–10 nii-öelda skaalal ja seni tegelege sellega, kuni on veendumus, et meil on kokkulepe, millest kõik ühtemoodi aru saavad ja innustumus on seal järel. Ja jällegi Margus Ringi juurde tagasi tulles, kuidas ta ütles, et pardal saavad need, kes on ambitsioonist innustunud, tahavad kaasa tulla ja tõeliselt panustavad selleks ja toovad ka tulemused ära. Ja see ei ole ainult kvartali eesmärgistamine, see on tegelikult iganädalaselt. Oma väike panus iga nii-öelda kohtumisega, aga see on jällegi omaette teema, millest võime ühel hetkel nii-öelda pikemalt rääkida. Ja nii-öelda tööriistadest või millega siis kvartali eesmärgistamine lugeda siis nagu lõpetatuks, ongi see imepärane sõna joondamine. Ja miks ma ennist ka mainisin, et need nii-öelda joondamiskoosolekud peale seda, kui on ettevõtte juhtmeeskond kogu organisatsiooni suuna kokku leppinud kvartalisse, siis vahepeal tehakse tööd tütarettevõtetes või valdkonnas üksustes ja siis tullakse kokku, et veenduda, et kogu organisatsioon saab ühtemoodi aru, mis see suund on, et kogu organisatsioon juhtide esindatuses siis
on pühendunud sellele. Ja et seda tehakse niimoodi, et üks võimestab teist ja igaüks saab aru ja päriselt plaanib panustada sellesse kokkulepitud suunda. Ja võtke seal juba suurem meeskond kaasa. Minu enda juhtmeeskond koos minuga koosnes 10 inimesest, aga joondamiskoosolekul võtsime kaasa ka keskastme juhte, tavaliselt 20–30 meeskonnaliiget oli kaasas. Et kui kokku oli mul meeskonnas 100 pluss miinus juhtispetsialisti, siis selline 20–30% oli alati kaasas, mis te ju teate ka, on tegelikult kriitiline hulk inimesi, kes hakkavad vedama arengu läbimurret, et asjad juhtuksid. Nii et selline praktiline soovitus juurde. Aga me tõmbame tänase webinari kokku, millest siis täna arutlesime. Miks siis kvartalipõhine eesmärgistamine on tõhus ja vajalik tööriist igale tippjuhile, kuidas tuua arenguga seotud teemad fookusesse, kuidas veenduda, et inimesed on pühendunud visiooni elluviimisele ja mis need tööriistad on, kuidas seda kõike nagu teha. Ja kui järgmise slaidi ette paneme, siis Toomas mainis ennist ka, et on siis mõte või pakkumine, kui soovite. Just, et kui keegi soovib nüüd siit veel süvitsi edasi minna ja sinuga mõtteid vahetada ja arutada, et kuidas nad saaksid oma meeskonnas viia läbi selle kvartaalse eesmärgistamise, kasutada need tööriistad, millal neid kasutada, mis jääb ettevalmistusprotsessi ja mis jääb sinna sisuprotsessi, siis sa olid nii lahke ja valmis omalt poolt kaasa aitama. Teen seda hea meelega. 3 treeningsessiooni on saadaval, võtke ühendust, kes ees see mees ja lähme ja teeme selle kõik teoks, millest täna rääkisime, kas siis midagi päris uut teie jaoks või olemasoleva lihvimine, aga siis juba süvitsi vastates küsimusele, kuidas, kui täna keskendusime valdavalt miks, et siis juba kuidas ja kuidas minuga ühendus saab, ongi kenasti järgmisel slaidil ka olemas. Et kui veel üks slaid edasi lähme, siis siin minu kontaktid. Leiate mind ka läbi Empowermenti kodulehe mõistagi, aga lõpetuseks sellele eelnevale slaidile tagasi. Ma väga tänan selle tunni ja 2 minuti eest, mis te pühendasite ühisele mõtisklusele. Ma väga tänan neid, kes lõid hea meelega arutelus kaasa. Niimoodi koos arutledes sünnivad head mõtted. See inspireerib, ma leian, nii mind kui teid. Ja kui me nüüd paneksime siis sellele eelneva slaidi veel korraks tagasi, siis siit minnes praegu, kui te olete selles mõttes, selles keskkonnas, selles meeleolus, mis me siin koos lõime, siis kirjutage chatti, kui kasulik teile tänane webinar oli ja mis oli kõige kasulikum, mida te siit kaasa võtate. Ühelt poolt on see sisuline, sest me soovime ka areneda ja pakkuda oma headele siis koostööpartneritele ja huvilistele kvaliteetsemat siis koostööd. Aga teiselt poolt see on tükikene sellest puslest, kus ka teie treenite ikkagi hindama kasulikkust. Panema numbreid ja mõtestama läbi, mis on kas või see üks asi, mis ma siit kaasa võtsin ja seda kohe rakendama. Alusta treenimist kohe täna. Mine välisukseni. Ja juba on oluline samm tehtud. Suur tänu teile ja tegusat päeva. Aitäh, Toomas. Aitäh, Andrus.